Tänavu juba 20. korda kuulutab Eesti Erametsa Liit välja konkursid parimat talumetsamajandajate leidmiseks, keda autasustatakse juuli lõpus toimuvatel jänedalupäevadel. Täidetud ankeet, mille leiate liidu koduleheküljelt erametsaliit.ee, tuleks saata hiljemalt 14. juuniks 2013 allolevatele kontaktidele. Peaauhinna mootorisa Husqvarna 545 paneb välja Husqvarna Eesti OÜ. Tänasel puidu ühismüügi seminaril esimest korda tutvustasid metsaühistute mõõdikute projekti, et mis on selle projekti eesmärk ja selline käekatsutav lõpptulemus. Projekti eesmärk on töötada välja niisugune süsteem, või on juba töötatud välja, et kuidas metsaühistute sisulist toimimist hinnata. Ja üleüldse, miks meil on vaja teada, et kuidas metsaühistud toimivad, on see, et riik jagab metsaühistutele toetust, et nad oleksid oma liikmete metsade heaperemehelikud majandajad. Ja siis, kellele toetust anda, kui palju anda, millistel alustel, siis olekski vaja teada, et milline on see ühistute justkui pingerida. Ja on siis välja töötatud Soome metsaühistu või Erametsaliidu eeskujul tulemusmõõdikute süsteem, mis siis koosneb 15 kriteeriumist ja peaks andma objektiivse ülevaate, siis, kui edukas, võimekas on metsaühistu. Ja just nendel parimatel metsaühistutele hakkabki riik siis toetust maksma. Ja kui makstakse parimatel metsaühistutele toetust, siis võime ka eeldada, et erametsad saavad paremini majandatud, mis on üleüldine suund, kuhu me tahame jõuda. Kes selle mõõdikute süsteemi väljatöötamisel osalesid, kes olid need partnerid, kes seda? Mõõdikute süsteemi väljatöötamisel oli meil tegelikult abiks 4 metsaühistut, kes konkreetselt aitasid esmaste sisendite andmisel. Oli Iisaku metsaühistu, oli Võru metsaomanike liit, oli Hiiumaa metsaselts ja Läänemaa metsaühistu. Ja hilisemalt abistasid oma tegevuspiirkonna määratlemisel kokku 25 metsaühistut. Nimesi ei hakka üldse nimetama. Ja tänu sellele sai need mõõdikuid testida reaalsete andmetega ja saime aru, et kuidas see mõõdikute süsteem toimima hakkab ja millised on seal kehvad, nõrgad kohad, millised tugevad kohad ja täna, mis me presenteerisime, ongi siis see variant, mis on lifitud ja mida võiks rakendada. Et siin täna tuli ka välja paar sellist tähelepanekut, mida me peame ka arvesse võtma või kaalume arvesse võtmist ja ma arvan, et see peasüsteemi. Millal see mõõdikute süsteem rakendub? On see ka hetkel enam-vähem teada? Plaan on, et see mõõdikute süsteem rakendub aastal 2014. Ehk siis järgneval aastal, kui metsaühistud hakkavad metsaühistud toetust taotlema, siis juba see mõõdikute süsteem toimib. Tulemusmõõdikud, mis nad on? Need on sisuliselt niisuguste metsaühistu sisulist hindamist võimaldavate kriteeriumide kogum. Kokku on neid 15 tükki. 3 neist käsitlevad toetustega seonduvat, 5 käsitlevad liikmete ja klientidega seonduvat ning 7 metsamajandusega seonduvat. Tänaseks on süsteem nii palju valmis, et ta võiks minna määrusesse otsapidi. Ja täna siin ettekandmiseks ja veel ettepanekute arvamuste kuulamiseks. Ja ta on testitud 2011. aasta andmetega 30 metsaühistu põhjal. Siin ma näitan võib-olla erineva värviga, siin on kollase või oranžiga, siis on need kriteeriumid, mida Erametsakeskus saab ise täita, mida andmed on olemas iga aasta. Erametsakeskusel metsaühistu ise ei pea panustama siia. Rohelisega on need kriteeriumid, milleks on vaja teha registrist veel täiendavaid päringuid. Ja sinisega on need kriteeriumid, kus metsaühistu peaks ise deklareerima, et kuidas tema tulemused selles osas on. Kuidas süsteem toimib? Süsteem toimibki niimoodi, et on need kriteeriumid ülevalt alla 15 tükki. On metsaühistud, ütleme, ja
kantakse siis iga kriteeriumi osas metsaühistule vastav tulemusnäitaja sisse sinna, kas ta on siis mingisugune pindala või mingi maht või mingi arv, eks ole. Ja siis selle metsaühistute rea pealt leitakse, kes on parim. Parim 100% ehk 1 punkti. Ja teised siis saavad vastavalt vähem suhtarvu parimast. Ja on veel ka prioriteetsuse astmed, et milline kriteerium on tähtsam kui teine. Üks on parim või üks on vastupidi? Üks on parim. Ja siis ütleme, see on näiteks 0,5 on, eks ole, siis... Ei, prioriteet. Prioriteet on konkreetne number, mille korrutatakse tulemus läbi. No siis 5 on parim. 5 on parim, jah. 5 on parim. Räägin teile siis erametsa määruse muudatustest. Aga alustan kõigepealt võib-olla mõned sõnad metsaseaduse muutmise seisust. Et need, kes on jälginud, teavad, et metsaseadus on käinud juba ammu eelnõude infosüsteemis kooskõlastamisel, sealt tulnud ettepanekud on sisse viidud, neid on korduvalt parandatud, täiendatud. Ja hetkel ma saan aru, et selle nädala jooksul on metsaseaduse muutmise eelnõu ministri käes õige pea, et saata see siis Vabariigi Valitsusse. Miks ta nii kaua on, nagu meie majas nüüd seisnud, on see, et sinna lisandus paar sellist uuemat kontseptsiooni, mis puudutab kaalutud keskmise arvutamist raiesse lubamisel ja siis ka sellist nii-öelda kiire metsateatise menetlemist. Et selle kirjeldamine on võtnud rohkem aega, kui me nagu arvasime. Seetõttu on see meie majas nii kaua seisnud. Aga ta on kohe välja minemas, nii et üsna positiivne uudis. Ja kuna selle seaduse muutmise taga on ka kõik meie alamaktid, et siis hoitakse ka neid alamakte selle tõttu kinni. Kui me nüüd metsaseadust muutma hakkasime, siis seal paragrahv 10, mis on siis erametsandus puudutav peatükk, et sinna esialgselt oli kavandatud ainult sellised väga tehnilised muudatused, mis väga sisu ei oleks muutnud. Nüüd saades tagasi see eelnõu Justiitsministeeriumist, otsustas Justiitsministeerium põhjalikult ette võtta toetuste peatükki ja seda tõsiselt analüüsida ja leidis, et seal on väga olulisi vastuolusid, mis tuleks likvideerida. Ja sellest tulenevalt meil on nagu 2 paralleelset protsessi käimas. Üks on siis see protsess, mida me siis teeme, mis siis hakkaks jõustuma siis, kui metsaseadus hakkab jõustuma kohe. Ja teine on siis see, mille tõttu me peame tegema täiesti uue määruse. Siit siis ongi näha, et esimene etapp on see, et me muudame olemasolevat toetuse määrust ja teine etapp on see, et tuleb uus määrus, mis siis hakkab jõustuma 1. jaanuarist 2014. Mis on see oluline muudatus, mille tõttu me peame tegema uue määruse, on see, et Justiitsministeerium leidis, et erametsa ei tohi haldusvälistele isikutele, metsaomanikele oma nii-öelda korraga selliseid haldustoimingutele suunatud dokumenti välja anda. Ehk siis nagu korda kinnitada ja sellest tulenevalt tulevadki korrasätted tõstetakse määrusesse. Aga kas see tähendab, et erametsa keskus muutub vähem olulisem? Absoluutselt mitte. See tähendab seda, et erametsa keskus muutub või see pigem toetuste süsteem muutub vähem paindlikuks. Kui kuskil küllaltki tehnilise tähtsusega normis on mingi viga või mõni asi võiks olla teistmoodi, siis siiamaani on saanud selle asja ära parandada erametsa keskuse nõukogu kaudu. Suhteliselt lihtne siiski kokku kutsuda, saada. Nüüd oleks vaja ministri määruse muutmist, mis ei lähe üldse nii kiiresti. Mitte muutub ikka tähtsamaks. Ehk siis kõik need dokumendid, mis täna on korra lisas, tulevad määruse lisasse. Tähtajad? Jah, ei tähtajad jäävad endiselt et sellest teavitatakse avalike teabekanalite kaudu. Et aga just need lisad,
määrad, see haldustoimingut puudutavad sätted. Aga lähme siis nüüd natuke detailsemaks. Mis siis muutub? Esimesena kõigepealt ma käsitlen nagu seda määruse muudatust, mis meil on hetkel nagu valmis ja mis siis ootabki metsaseaduse valitsusse saatmist. See on peaasjalikult suhteliselt tehnilised muudatused. Käiks need siis kiiresti läbi. Kinnituskirja kui sellist, mis praeguses määruses on, enam ei ole. Seetõttu tuleb ka pealkirja täpsustada. Nüüd viskame ka välja selle vähese tähtsuse abi teatise esitamise kohustuse, kuna Rahandusministeerium on oma registri tööle saanud, siis puudub selleks nagu vajadus, et taotlejad seda esitaksid. Nüüd järgmine muudatus on see, et see on otseselt metsaseadusega, et konsulent on lisatud toetuse taotlejate listi. Mis ei tähenda seda, et konsulent hakkaks nüüd ühistuste eest toetust taotlema, kui tal sellest volitust ei ole. Nüüd konsulendi definitsiooni määruse tasandil enam ei tule, et see on seaduses öeldud, kes on konsulent. Siis samuti, kuna uue metsaseaduse muudatuse käigus kaob ära kohustus metsaomanikule esitada metsa uuendamise kohta metsateatist, siis võtame selle ka määrusest välja. Ikka tohib. Vähemalt seal oli ju see küsimus ka, et metsateadist tehta ka valgutusraie kohta. Jah, see ka. Aga... Ja kultuuri hooldamine. Kultuuri hooldamine ongi metsa uuendamise peatüki all, ühe alamtegevusena. Ja ka valgustusraie ei ole enam hooldamine. Ja valgustusraie ei ole, aga siseriiklikult me ei annagi valgustusraie. Euroopa Liidu toetused. Ja Euroopa Liidu toetused on teine rida hoopis. Seda küll jah, aga kas teie praegu jääb hangitama või jääb, tuleb, et valgustusraie nooremetsa hooldamiseks ei ole metsateadist vaja? See, mis hakkab Euroopa Liidu toetusi puudutama, selles osas ma hetkel ei oska öelda, sest et seadus oli jõustunud ja võib-olla juhtub see, et programm saab enne läbi, kui seadus jõustub siis, kui aastat ei ole vaja. Metsaseaduses pidi tulema see, et see nooremetsa või valgustusraie kohta metsateadist üle ehitada. Õige. Kas tuleb niisugune parandus sisse? Jaa, nii ongi, jaa. Aga kuna see hetkel puudutab ainult uuendamist, siis ja siis, mis veel, mis on siis ka Justiitsministeeriumi märkus, et toetuse sihipärase kasutamise alused tuleb viia siis määruse tasandil metsaseadusesse ja seda me ka teeme. Nii, ja siis meile laekus ka veel täiendavaid ettepanekuid Erametsaliidult. Te saate neid lugeda, et siis suurendada metsaühistu toetuse taotlemise määra siis 100 eurot 120-ni ja baasraha määra 10-30-ni. Et see on hetkel eelnõus sees, aga alati tuleb nagu meeles pidada seda, et kui me kuskilt määra tõstame, siis me peame kuskilt seda järgi andma.